raha, mille üürnik siis mulle ka korteri omanikule tagatiseks maksaks 2 kuu üür ei kata tegelikult päris suurt hulka potentsiaalseid case'e või juhtumeid. See 1 kuu, mis Eestis on standard, on 1 kuu rendisumma on siis tagatiseks, et ma ise olen alati arvanud, et see on liiga väike tagatis ja selles mõttes sellelt positsioonilt on mul ka kerge seda müüa, et see ongi liiga väike tagatis omanikule, et rendib pakub täna oluliselt suuremat garantiid omanikule. Iga omanik, kes on korteris natukene remonti teinud, on näinud, kui palju see maksab. Teed vannitoo, see võib julgelt maksta 10 000. Ja siis, kui sa võtad selle 2 kuu üüri, mis on 1000 või 1500 eurot, siis mis kindlustust sulle ikka siis annab? Sa ju tead, et see tegelikult on nagu pisku võrreldes selle rahaga, mis sa oled korteri eest maksnud, mis sa oled sinna remondiks sisse pannud. Ma ei usu, ma oleks väga üllatunud, kui keegi nüüd seda konkreetset väikest tükki sularaha peaks nagu tohutult suureks argumendiks. Selles mõttes, et ma olen väga skeptiline nagu asjade suhtes ja vaatan, loen ja kuna ma olen väga põhjalik inimene, siis ma lugesin selle nagu kaanest kaaneni teie kodulehe läbi. Kusjuures 2 päeva pärast pidi Maiko tegema nagu nii presentatsiooni ühes kohas ja siis ma lugesin ikka selle enne läbi ja siis küsisin oma küsimused nagu pärast tema käest üle ja see oligi tõesti nii ja ka praktikas on see välja tulnud nii. Tegelikult maaklerina, eriti inimene, kes peaks seda turgu paremini tundma kui nüüd üürileandja, et see teenust müüa üürileandjale, et mina olen sinu maakler, et siis maakler peaks võtma selle vastutuse, et pakkuda kõiki variante, mis turul on võimalikud, et kui on olemas omanikul paremad garantiid kui 1 kuu deposiit, et siis maakleril peaks olema sisuliselt kohustus seda pakkuda, eriti kui ta oma tööd, eetiliselt teeb.